tere tulemast kuulama sarja Sinu haav loob sinu reaalsuse. Nii et me siin räägime siis energeetilisest haavast ja siin sarjas on 8 erinevat episoodi. Nii et mul on hea meel, et sa oled seda minuga siin otse kuulamas ja täna esimene episood, ma tahakski rääkida sinuga siis, miks sa end tagasi hoiad. Ja me kõik hoiame ennast tagasi, et paljudes asjades, sellepärast et meil on erinevad haavad elus, mis väljenduvad elu erinevatel etappidel, mingitel kindlatel erinevatel vanustel, ütleme nii, et mingi kindel vanus kukub ja siis see haav vallandub. Võib-olla sa oled märganud ka ise, et haavad vallanduvad näiteks samadel aegadel, näiteks kui su vanemate haavad nende elus. Seal on erinevaid sidemeid, mida võib siis rääkida, nii et ma loodan, et see on sulle huvitav kuulamine ja kas sa oled kunagi tundnud, et sa tead täpselt, mida teha, aga sa lihtsalt ei tee seda. Ja sa ei saa aru, miks sa seda ei tee, väga paljud inimesed arvavad, et probleem on siis distsipliinis või motivatsioonis või teadmistes, aga tegelikult ei ole. Tegelikult on see, et väga tihti hoiad sa ennast tagasi sellepärast, et mingi osa sinust ei tunne end turvaliselt nähtav olema. Et ma ei mõtle seda nähtavust selleks, et sa nüüd lähed ja teed podcast'i nagu mina siin või lähed Facebook Live'i, aga meie energiat ka, meie kehas on erinevad tunded, erinevad emotsioonid nii-öelda ja erinevad osad sinust. Nii et see on selline huvitav psühholoogide pärusmaa, millest ma nüüd rääkima hakkan, aga ma loodan, et selleks, et sa saaksid midagi lahendada, ma olen täiesti 100% kindel, et sa pead olema selguses, et mida sa üldse lahendad ja miks asjad nüüd sinuga toimuvad. Nii et see kõik ei ole juhuslik, et sa täna seda podcast'i kuulad ja minuga tuttavaks saad. Nii et tere tulemast, mina Neidi Blumberg, olen selgeltnägija, coach ja terapeut ja koolitaja ja sinuga tahan siis rääkida sellest, et mis osa mängib siin sinu lugu. Nii et kuni sa ei võta oma lugu omaks, juhib sinu lugu sind. Mida see omakorda siis tähendab? Väga paljud kliendid tulevad ja ütlevad mulle, et ma ei tea, miks ma olen selliste kaardidega siia ellu tulnud, mikspärast ma selles olukorras olen, miks asjad niimoodi on ju. Ja nad ei saagi välja sellepärast, et neil on nii tugev raamistik, mille sees nad elavad. Mis see raamistik siis on, näed, ma võtan siin, kui sa Youtube'is seda videot vaatad, siis või Facebookis, siis täiesti tavaline sinine pastakas ja mida rohkem me mingile mõttele kaalu anname, on ju, siis väga hea visuaalselt vaadata, et see mõte siis viib meid kogu aeg negatiivne mõte viib meid kogu aeg alla, on ju. Ja, ja sa oled seda ilmselt oma elus tundnud, et mingi asjad hakkavad juhtuma ja kui sa sellega sellesse energiasse, tundesse sisse lähed, siis neid asju tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb, on ju. Ja lihtsalt ühel hetkel sa tunnedki, et kõik on üle pea kasvanud. Su suhted, su rahaasjad, su meeleolu, su tervis, et see kõik on liikunud kuskile allapoole. Ja miks see niimoodi on? Sellepärast, et sinu kõrgem sina, nii-öelda see kõrgem versioon sinust tahab sulle nii-öelda nina ma ei taha nüüd öelda nüüd, et nina sisse pista sellesse, millega sa tegeled. Ehk siis ta tahab sulle näidata, et vaata, mis on need uskumused, mis on sul valesti. Vaata, mis lugu sa endale räägid. Sest me lapsena väga tihti hakkame hästi kergesti igasuguseid järeldusi tegema. Ja mitte ainult lapsena, aga lapsena eriti, on ju. Ja kui sa oled väike laps ja tihti mul tulevad sessioonidel inimesed, kes kes järeldavad igasugustest väikesest asjadest väga palju asju, on ju, meil on kohutavalt suur ettekujutusvõime kõikidel, on ju. Ja mida rohkem inimene on kogenud traumat, seda suurem on temal see ettekujutusvõime, on ju. Jah, et ongi kõik ja mõnikord mõni tulebki kohe sellise erinevad, tulebki sellise pagasiga, et tal ongi väga suur kujutlusvõime, tal ongi suurepärane kunstianne, muusikaanne. Aga tal on ka, see tähendab seda ka, et ta tuleb sellest kohast, kus tal on eelmisest elust kaasas juba üsna palju siis taaka, on ju. Ja selle taavaga on siis vaja selles elus tegelema hakata, nii et selle eest ära joosta ei saa.
see on väga hea asi, et sul nii-öelda elu selle nina sulle sisse paneb sellesse sinu probleemisse. Ja see juhtub sellega, et sinu looja tahab, et sa saaksid aru, et vau, et ma pean selle asjaga tegelema. Nii et kui need asjad on sul üle pea kasvanud, sa tunned, et sul on väga palju vastupanu mingite teemadega tegelemisega, sul on väga raske mingite teemadega tegeleda, siis kõige suuremad kingitused on just nendes teemades, kus sul on vastupanu. Ja oma kliendilugudega ma olen üle 20 aasta töötanud inimestega, klientidega nii-öelda coach inud, mentordanud, teraapiaid erinevaid teinud. Ma näen, et kellel on kes tuleb kõige suurema vastupanuga, sellel on selles teemas kõige suuremad kingitused. Ma räägin natuke nendest kingitustest ka teistes osades, nii et ma loodan, et sa siin vaatad selle episoodi läbi, kuulad mind siin, ütleme, kommenteerid, kas see kõnetab sind ja, ja väga rohkem ma arvan, et sa hakkad nägema seda asja. Nii et kui sa võtad selle loo omaks, siis seal loo omaksvõtuga kaovad ära igasugused emotsioonid, on ju. Nii et ma võin rääkida, et oo, et ma ei tea ikka, kuidas ma ikka sündisin sellisesse peresse, et kuidas ikka mu vanemad lahutasid, kui ma olin 3-aastane, miks ikkagi mu ema keelas mu isal minuga suhelda ja mikspärast see juhtus ja miks too juhtus ja mikspärast mu bioloogiline isa astus mu ellu alles siis, kui ma teadlikult, kui ma olin 32-aastane, on ju. Mikspärast need kõik asjad minuga juhtusid. Aga kui ma nagu vaatan spirituaalses aknas seda, siis need asjad hakkavad hoopis teistmoodi minuga rääkima, on ju. See ongi see ajaline küpsemine, et sel hetkel, kui need asjad juhtuvad, me tihti ei saa aru selle asja toimest, selle teema väärtusest. Ütle mulle jaa, kui sa sind absoluutselt kõnetab, et sa hiljem me vaatame mingeid asju teisiti, on ju. Mikspärast me vaatame teisiti, sellepärast, et meil on see lugu sealt tagant kadunud, on ju. Nii et minu lugu oli väga palju lapsena, et rääkisin, et mul ei ole isa, on ju, isa jättis mind maha, on ju, isa ei hooli minust. Kui ma sain vanemaks, siis ma sain aru sellest, et tegelikult isa mitte ei jäta mind maha või ta ei hooli minust, vaid minu ema täiesti keelas mu isa minuga suhtlemise ära, onju. Ehk siis mu ema tegi kõik selleks, et ma ei suhtleks oma isaga. Nii et see lugu, mis ma lapsena rääkisin, ei olnud tõsi, onju. Aga ma pidin tegema, inimesed on sellised mulle väga meeldib selline ingliskeelne lause, et people are meaning making things, on ju. Ehk siis me inimesed tahame igale asjale panna mingi tähenduse, on ju, on ju. mingi asi juhtub, on ju, kohe, oh, see asi võiks olla selle tähendusega, on ju. Ja lapsed eriti, on ju, et kui sa teed midagi, siis tal on see tähendus ja see tähendus võetakse eelkõige, me lapsena võtame selle tähenduse enda seest, et ta ei taha minuga suhelda, sellepärast ma ise olen selline või ma tegin seda või ma ei ole väärt või ma ei ole armastusväärne või ma ei tee piisavalt või ma ei ole sõnakuulelik laps või mingeid selliseid asju ja sealt edasi hakkab toimuma selline huvitav asi, et meil hakkab tekkima siis klaas kadus meie peale. Ma ei tea, kas sa oled lugenud, selline väga hea raamat on, Kay Hendricksi raamat on Upper Limiti kohta. Inglise keeles, eks anglist ta räägib, siis teile suur raamat, ma olen seda raamatut 4-5 korda lugenud, soovitan sul ka lugeda, eesti keeles seda kahjuks ei ole, inglise keeles on. Väga hea raamat, aga see ei ütle jälle, kuidas sellest Upper Limitist lahti saada. Hea uudis on see, et mina olen nüüd nii kaua inimestega töötanud, nii palju õppinud maailma parimate koolitajate juures, terapeutide juures, ülikoolides on ju, kus ma oskan seda upper limit'it inimestel nüüd ära võtta. Ja ma kutsun sind ka, meil on kiired elumuutjad, see on töötuba esmaspäeval kell 12, kus me tegeleme selle upper limit'i äravõtmisega, protsessiga, ma annan sulle tööle, me teeme koos protsessi. Ja seekordne upper limit on meil eraldi seotud ka üldse suhetega. Nii et suhe kõik millega, sul on suhe iga asjaga, mul on suhe selle tassiga näiteks on ju. Mul on suhe oma kolleegiga, mul on suhe oma lapsega, mehega, rahaga on ju. Energeetiliselt on meil suhted väga paljude asjadega on ju. Ma loodan, et sa oled nõus sellega. Ja ja see on tõesti, võib-olla sa märkad ka seda, et kohe, kui sa võtad selle loo omaks, mis su elust kogeb, siis sa saad hakata seda lugu muutma, on ju. Ja see tähendab, et kui sinu sees on mingi osa, mida sa häbened, mida sa peidad või mida sa üritad vältida,
siis sa ehitad enda ümber kaitsekihti. Ma lasen selle natuke mõjuda sulle, et sa saad aru, et meil on energeetiline kaitsekiht, mida sa siis ehitad. nii et mõtle korraks, et kui sa oled hõivatud millegi enda sees kaitsmisega, kuidas sa saaksid olla täielikult kohal, täielikult present mingite asjade jaoks, suhete jaoks, oma lapse jaoks, raha jaoks, mehe jaoks, naise jaoks ja mis iganes. sa ei saa olla enda jaoks kohal ja täielikult õnnelik. sa ei saagi ja just sellepärast ei saa ka sina, et sinu osa saab päris nähtavaks tulla. ja tekib olukord, kus sa tead, mida teha, aga sa ei tee seda. mitte sellepärast, et sa ei suudaks, vaid sellepärast, et mingi osa sinust kardab. jah, nii et need tuleb leida, et milline osa sinust kardab, on ju. tuleb vaadata, miks ta kardab ja tuleb hakata armastama ennast ja armastama kõiki osasid, ka seda osa, mis kardab, on ju. kui sa tunned, et sul on mustrid, millest sa ei saa lahti, siis ma väga julgustan sind, tule kiirelt elumuutjatesse või stardipunkti. kui sa tahad täiesti milleski täiesti nullist alustada, ilma midagi maksmata, siis www.energiablokid.ee on see koht, kuhu minna, kus sa saad nagu hakata lahti mõtestama oma neid ülemisi piire. ma natuke veel räägin sulle nendest ülemistest piiridest, sellepärast et ma näen, et teil on huvi selle vastu. et see upper limit on siis ja erinevad, me mängime erinevaid mänge, on ju, nii et justkui see on nagu hiire mäng sellega, mida sa oma ellu tahad. nii et sa võid mõelda, mis asjaga sa mängid justkui sellist kassi-hiire mängu, võib-olla on see inimene, võib-olla on see raha, võib-olla on see tööalane asi. kuna ma töötan väga palju inimestega, kes ikkagi tahavad oma karjääri arendada ja rohkem raha saada ja kõike sellist, siis mis need on näiteks äris, on sellised upper limit'i mängud, mis sind võiksid huvitada ja millest mina olen aidanud inimesi lahti lasta, näiteks peitmise ja turvaliseks jäämise mäng. see on siis selline mure teiste arvamuse pärast. siis on nähtavuse vältimise mäng, on perfektsionismi mäng. ma ei pane kunagi midagi välja, keegi ei saa mind kritiseerida, onju. ma ei tee midagi, lihtsalt midagi, ma lihtsalt on kõike nagu selline jäämaa, onju, sest ma ei taha, et keegi midagi ütleb, onju. see on olemas raha vältimise mäng. see on olemas igavese õppija mäng, õpid pidevalt, aga harva rakendad, ehk siis sa oledki kogu aeg õppimise moodis, onju. nii et pingutamise ja raskuse mäng, ära saa liiga edukaks mäng. mul ei saa olla armastus ja suhted ja raha korraga korras, onju. mäng, ära varjuta teisi mäng, ära jäta kedagi maha mäng, ole ohvermäng, tee kõik teised õnnelikuks mäng. ja ma ei astu kunagi oma kutsumusse mäng. nii et see tähendab seda, et sul on justkui mingi kutsumus, sa tead, et sa tahaksid midagi teha, võib-olla oma elukutset muuta või millegagi aega veeta, aga sa ei tegutse. jah. ja see on olemas, ma ei saa kedagi usaldada mäng, ehk siis ma pean kõike ise tegema. mis on need levinud ülemise piiri baashaavad? ei ole turvaline eksisteerida, jah. ei ole turvaline eksisteerida. ei ole okei omada vajadusi, puudub jõud olla nähtav, väljendada, tegutseda. see ongi see väsimus, et väsimus võib tulla sellest, et me magame liiga vähe, et ongi see upper limit on näiteks hoiab sind kella 1-2 öösel üleval, aga võib-olla sa pead juba kella 7-8 tööle minema, see on ka väsimuse mäng. väsimuse mäng on ka see, kui sa magad liiga kaua, sest liiga kaua magamine teeb täpselt samasuguse efekti kui liiga vähe magamine, on ju. nii et siis ei saa teisi usaldada mäng, ehk siis ma pean ise kogu aeg hakkama saama. mina olen see tubli, kes toob nii-öelda asjad tulest välja, onju. ja siis pean olema täiuslik, et olla aktsepteeritud mäng. nii et millist mängu on sulle kõige olulisem praegu vaadata sinu elus? ja mis juhtub, kui sa selle mängu võidaksid? nii et selline tore mõtlemine sul, mis mängu sa alateadlikult mängid? anna teada, millisest sa tahaksid loobuda ja kirjuta seal kommentaarides.